Tere! Te vaatate Märjamaa gümnaasiumi uudiseid. Minu nimi on Eero Raun. Olen telesaateid teinud üle 30 aasta. Kunagi panime Eesti Televisioonis käima iganädalase kultuurimagasini, mis juba palju aastaid kannab nime OP. Paar aastat töötasin ka Aktuaalse kaamera diktorina. Aga nüüd olen Märjamaa gümnaasiumi direktor. Me toome teieni uuemad uudised, mis on põnevad Märjamaa gümnaasiumis ja kõigepealt alustame sellest, kuidas on kool valmis uueks õppeaastaks. Kõigepealt saame tuttavaks uute kolleegidega, kes sellest sügisest alates õpetama asuvad. Tere! Tere! Mina olen Lii, mina õpetan 3. väikeklassile digitundi, 5. informaatikat, 5. väikeklassile inglise keelt, siis 7. matemaatikat, 8. matemaatikat ja 10. klasside informaatikat. Aitäh, jõudu tööle! Tere! Tere! Mina olen Mari-Liis ja hakkan andma esimestele klassidele liikumisõpetust. Aitäh, jõudu tööle! Tarvis! Tere! Tere! Mina olen Maris ja alustan 3. V-klassi klassijuhatajana tööd. Suur tänu, jõudu tööle! Tere! Tervist! Mina olen Kristin ja hakkan õppetöö koordinaatoriks. Ja nüüd saame tuttavaks uue juhtkonna liikmega, kes hakkab tegelema suuremate projektide juhtimisega ja samuti kooli toimimist sätestavate normdokumentide uuendamisega. Tere! Tere! Minu nimi Ülle Rämo ja algavast õppeaastast alates olen siis ametis arendusjuhina. Ja loodan, et uus õppeaasta pakub uusi ägedaid väljakutseid, et saame algatada uusi arendusi ja uusi projekte ja loodan sujuvale koostööle. Me oleme muutnud riidenagide paigutust põhikooli garderoobis selle jaoks, et saada jagu mitmest probleemist, mis siin siiamaani olid. Ja nüüd peaks siis tegema nii, et õpilased tulevad, vahetavad oma jalanõud siin nendel pinkidel, mida me oleme juurde toonud ja võtavad oma jalanõud ja võtavad ka üleriided, panevad siia oma boksi nagisse ära ja tulevad siit kohe välja, ei jää siia pikemalt passima. Senine paigutus ja need pingid jätame alles siia poole 4. klasside ja HEF-õpilaste jaoks ja tegelikult me tahaks tulevikus jõuda selleni, et igal õpilasel oleks oma kapp oma asjade jaoks. Siin gümnaasiumi garderoobis on nüüd liikumisandurid, mis valgustust reguleerivad. Aga me otsime ka teisi lahendusi, mis seda ruumi, kuhu satutakse kohe koolimajja sisse tulles, teeks võimalikult valgeks ja hubaseks. Siin vanas võimlas, siin kõrval saalis ja ka teistes selle tiiva ruumides hakkavad varsti pihta ehitustööd, mis kestavad terve järgmise õppeaasta. Ja põhjus on selles, et siia kolibki Märjamaa muusika- ja kunstikool ning siis tehakse siin hoopis uued võimalused. Vallavalitsus on parasjagu just sõlmimas lepingut riigihanke võitnud firmaga Riser Ehitus, mis on varem ehitanud või renoveerinud Raplas lasteaeda, muusikakooli ja keskraamatukogu. Aga küsime majandusjuhatajalt, Aivar, mis siin täpsemalt toimuma hakkab? Siia tuleb peale teine korrus. Ehitatakse, kuhu tulevad muusika väikeklassid, siia tuleb suur muusikaklass, mis lubati meile ristkasutusse. Ja siit hakkab trepp üles käima teise korrusele. Nihuke ta tuleb. Et viimane võimalus näha seda võimlat nihukeses olekus, nagu ta on, ma ei tea, viimased 30 aastat või rohkem. Nii et tegelikult selle õppeaasta jooksul läheb ruumidega natukene kitsamaks, katsume hakkama saada ja edaspidi loodame, et siis tekivad uued võimalused, mida ka gümnaasium saab kasutada. Kindlasti toetame juhtkonnaga tehnoloogiahariduse edendamist nii õpetajate kui ka õpilaste hulgas. Renek, mida on koolil uut tehnoloogia valdkonnas? Tänu TIHÜPPE-programmile on saanud meie gümnaasiumi õpetajad ligipääsu ChatGPT 5.0-le ja varsti saavad ka gümnaasiumi õpilased. Ja tänu riigi projektile oleme saanud üle 60 uue arvutikomplekti. Nii et rääkides sellest tehisintellektist, siis kindlasti on oluline, et lõpuks oleks kõikidel õpilastel ja õpetajatel see ligipääs olemas ja loomulikult, et tehisaru osataks ka arukalt kasutada. Meil on kooliperega veel palju plaane, mida tahaks teoks teha.
kindlasti tahame algaval õppeaastal käivitada mõne huviringi, tahame võtta kooli täiskohaga psühholoogi ja veel ühe sotsiaalpedagoogi. Nendele on vaja aga ametiruume. Me tahame samuti käima panna ka kooli ruumi kasutuse analüüsi ja seejärel ka renoveerimisprojekti koostamise, mis on kirjas kooli arengukavas. Tööd on palju, aga see on hästi oluline ja vajalik töö. Selle jaoks, et see õnnestuks, palun kõigi lapsevanemate ja kogu Märjamaa kogukonna abi. Mida tihedam on kodu ja kooli vaheline koostöö, siis seda ladusamalt läheb ka lapse õppimine. Sellest sõltub otseselt lapse õpihimu ja tegelikult edaspidises elus ka tema hakkama saamine. Mul on koolijuhina unistus, mida ma tahan teiega jagada ja teiega koos ellu viia. Et Märjamaa gümnaasium oleks selline vägev kogukonna kool, et võimalikult paljud selle vilistased saaks hästi hakkama nii töö kui eraelus. Ja kui nende käest küsitakse, et kust on pärit sinu head teadmised, oskused ja läbilöögivõime, siis nad saaks uhkusega öelda ikka Märjamaa gümnaasiumist. Niisiis koolimaja ja õpetajad on uueks õppeaastaks valmis. Need olid Märjamaa gümnaasiumi uudised seekord. Edaspidi tahaks teha nii, et mikrofoni ees on ja uudistele teevad kaastööd juba minu kolleegid, õpetajad ja loomulikult ka õpilased. Jääge meiega ja kohtume peagi.